ma mõtlesin, et ma teen veits hiljem Get Ready With Me. Oh god. Aga mul hakkas praegu igav, seega ma hakkan juba praegu filmima. Oh my god. Mul on rõvedalt allergiaid ja kui ma olin Soomes, seal põhjas, seal on nii külm, et seal, ma ei tea, mul lihtsalt üliharva, kui tekkis mingi allergiareaktsioon, põhiliselt siis, kui ma chillisin koertega, siis tekkis, aga muidu mul oli kõik fine. Aga nii pea, kui ma siia tagasi tulin, ma ei tea, kas on see, et siin on nii, nagu siin majas on sitaks kuiv õhk, kuna siin on põrandasoojendus, öeldakse nii või, põrandasoojendus, see kõlab nimelikult. Ja ma olen aevastanud terve hommiku ja mu silmad lihtsalt jooksevad vett. Põhimõtteliselt tavaliselt, kui mul siin majas hakkab, iga hommiku ma ärkan üles sellega, et ma aevastan, kuna siin on õhk nii kuiv ja blablabla. Siis täna hommikul oli sama, siis ma olin nagu, tavaliselt ma olen õue läinud, kui mul on sees paha hakanud. Siis ma tegin akna lahti, tund aega hiljem ärkan veel hullema aevastuse peal üles. Silmad jooksevad niimoodi vett. Põhimõtteliselt ma unustasin ära, et õues on kevad ja õietolm tuleb lihtsalt aknast sisse. Ma olen veits välja. Aga ühesõnaga, enough about that, see on lihtsalt see, et mu nina on paistes, mu silmad on paistes, mu hääl on väike disclaimer teile, miks see kõik praegu ei tööta nii, nagu see peaks. Ühesõnaga, tänane plaan. Mul on kell 7 õhtula sõbranna sünnipäev. Kell on praegu 12.05 päeval, seega mul on aega enam-vähem 6 tundi, et olla valmis ja siis minema hakata. Ja ma ei ole varem niimoodi oma nagu päeva vloginud. Ma lihtsalt teinud nagu mingi nädala peale mingi 5 klippi ja siis kõik kokku pannud olnud nagu näe, see on vlog. Aga täna ma üritan. Ma ei saa, ma ei saa, mul putsis midagi. Ja mul on käed nii sellepärast, et ma lakkisin need katkiskohad üle. By the way, kui sa nägid mu postitus Instas, ma just panin üles Hanogram case, siis see on esimene kord, kui ma kasutasin Facetune'i, kuna ma tegin käega pilti ja ma võin näha, et siit oli üks küünelaki tükk ära tulnud. Siis ma lihtsalt võtsin seal painti ja siis natuke värvisin üle, sest see rääst nagu ei jumala nice. See kaua nagu Facetune. Ma hakkan vaikselt aru saama, miks inimesed seda kasutavad. Mis veel? Okei, selles mõttes esimest korda, et ma nagu fakesin midagi. Muidu ma olen Facetune'i kasutanud, et taust ära blurrida, kui ma ei viitsid tuba korda teha. See on lihtsalt whole another level of laziness. Ühesõnaga, oh my god, ma näen nii siit välja. Tule see video küll üles elab. Täna õhtul kell 6 tuleb järgmine video Eliisiga. Tema monteeris selle kõik aitähid sõnad talle, kuna põhimõtteliselt tema kaamera ja siis oli nagu lihtsam niimoodi teha. Ja siis me filmisime paar klippi tegelikult minudel, aga need on ülinais klipid. Ja kuna tema arvuti ei võtnud neid omaks, kuna ma pidin läbi Dropboxi saatma talle, kuigi need olid iPhone'iga filmitud ja tal on Mac, siis ma ei tea, millegi pärast ta arvuti ei võtnud omaks ja need klipid näiteks jäid välja. Seega ma võin need aasta lõpus kuhugi Bloodbearitesse sisse panna. Järgimehed. Ma literally just vaatasin Simply Vanessa Get Ready With Me videot ja sealt tuli mul meelde, et ma võiksin teha täna Get Ready With Me. Ja seal ta ütles, et tema trashmehed olid õues, tühjendasite prügikasti ja mul toimub praegu täpselt see sama siin. Mul on märge vaadake. Kahju enam mind peale ei võtnud. Nii naljakas! Siin on mu kohvi. Siin on minu Organic Extra Virgin Coconut Oil, kuna Karmeli tegi mulle tatoveeringu, eks ole, kes veel näinud ei ole, kuigi ma eelmises videos teie jaoks, kuna see läheb täna üles, näitasin, siis pean kätt pöörama, kui viltu. Nagu minu poolt ülinais. Okei. See on meeles on ju, ja Karmel ütles mulle, Karmeli, kes mulle tegi tatoveeringu Instagramis @psühiskond, mingi visake follow, tal on tegelikult hoopis teistsugune stiil, aga kuna ta on mu homie, siis
ta tegi mulle väikse lumehelbakse. Ühesõnaga, ta ütles, et ma võin siia peale panna hommikuti ja õhtuti 2 korda päevas, kas Pepanthen Plussi või Coconut Oili. Ma muidu olen tavaliselt kasutanud Pepanthen Plussi, nagu oma eelmise tätoveeringuga, mingi probleem ei olnud, sellega samamoodi. Ja siis mul kirjutas Snapchatis üks tüdruk, et ma ei kasutaks seda, kuna see imeb värvi endasse. Siis ma nagu, mida vittu sa ajad, kõik tätoveerid ütlevad, et kasutage Pepanthen Plussi, ta saatis pilti, tal oli nagu linework põhimõtteliselt, veits jämedam ja siis seal ühes kohas tuli lihtsalt värv oli nagu kadunud põhimõtteliselt. Ja siis ta läks sinna tattoo stuudiosse ja siis need tätoveerid ütlesid, et Pepanthen Plussi ei tohi üldse kasutada. Ma siin vahepeal nüüd nägin Karmelit tegelikult ja ma rääkisin temaga sellest ja me mõlemad jõudsime arusaamale, et see on täielik bullshit, kuna kui sul on tätoveering juba tehtud, kuidas mingisugune kreem naha alt, naha seest värvi välja imeda, seega ma hakkan seda videost välja kattima, aga lihtsalt selle trükule, et see ei ole võimalik, su tätoveerijad ajasid mingisugust pullisita sulle näkku, kuna ilmselt nad lihtsalt tegid sitasti overworkisid, mis iganes, ma ei tea neid termineid, Karmeli teab. Seega ei ole võimalik, seega kasutage Pepanthen Plussi, see on false information, seda võib kasutada, no worries. See lihtsalt kreem, see ei ole võimalik, et see imeb sul naha seest juba sinna sisse pandud tindi välja, nagu bioloogia, mõelge nüüd loogiliselt. See hea, that's it, ja ma ei tahtnud seda välja kattida, kuna ma tahtsin ikkagi oma tätoveeringu näidata. Mul on siuke snowflake lihtsalt. Siis ma värvisin just oma küüned ära ja järgmisena mul on vaja otsustada, mis ma panen selga ja siis selle põhjal teha meiki, sirgendada juuksed. Ma olen millalgi juuksurisse, et need veits korda teha. Mulle ei meeldi teiste ees filmida, kuna see nagu veits cringe, siis kui ma nagu mida sa jaurad seal. By the way, ma lähen varsti oma famiga Itaaliasse ja Austriasse road tripile. Ja ma ostan selleks ajaks lõpuks endale päris kaamera. Või noh, meil on siin hästi palju kaameraid, millega tegelikult videosid teha, aga kuna need ei ole minu omad, siis ma ei taha midagi juhtuks ja sellepärast ma julgen nagu väga filmida nendega, pluss ma ei tea, tehnika ja värgisärgid, seega mul on nii palju easy olnud lihtsalt tenaga filmida. Aga nüüd ma lõpuks ostan siis endale õige kaamera ja siis hakkab tulema kvaliteetkontenti. Vets on sealpool. Ühesõnaga. Sellest me siin ei räägi, see on minevik. Mul on täna sõbranna sünnipäev, see toimub tema pool ja pärast me läheme kluppi, seega meil on veel midagi, mis oleks nagu statement. Ma mõtlesin, et äkki midagi sellist, see on nagu nii-öelda triiksärk kleit, aga see peaks olema satiin, kui ma eksis, see on puhust. Panen lingi alla tekstkiristudesse ja tegelikult ma olen kuskil minu mõttes seda näidat või ei ole, ma ei kindel. Ma ei tea, kas neil on seda enamaks. See on suuruses 36, kuna ma tahtsin, et see oleks oversized, kuna modelli peal see tundus suurt väike, aga tegelikult see on nagu natuke liiga suur. Fun fact, käisin jälle H&M-is ja siis optimistlikult võtsin kõik suurus S-id ja läksin riideruumi ja siis pidin kõik sinna jätma ja tagasi minema ja võtma suurus XS-id, kuna kõik riided olid suured mulle. No see on nagu üks valik, eks ole, ma ei tea. Sinna juurde läheksid saapad, insert picture. Kuna põhimõtteliselt kõigepealt on sünnipäev, see on siuke classy, nagu see toimub küll Kerli kodus, aga Kerli on siuke classy bitch. Põhimõtteliselt selles, et see riietus peaks olema classy, birthday vibes, olema kõik nüüd täiskasvanud ja samas see peaks olema siuke meelega mõnus klubi minna, selles mõttes, et klubis ma tantsin oma tagumikku otsas, seega see peaks olema mingil määral mugav.
If you know what I mean. Seega nagu päris triiksärki ma ei hakka panema, aga triiksärk kleit on midagi muud. Ma mõtlesin panna oma... Ma võin sellele lingi ka panna, aga minu meelest need on kõik juba välja müüdud. See on... Mis selle nimi on? Hoodie kleit. See on nagu kleit tegelikult. Oversized hoodie, aga seda müüakse kleidina. Ja see on ka liiga suur mulle, ma mõtlesin, et ma ostan igaks juhuks suurema, kuna ma ei tea miks, aga ma arvan, et ma olen nagu mega fat, aga ma ei konsideri seda, et ma olen lühike, ma võib-olla tundun fat, kuna ma olen nii palju pisen teistest. Kui näiteks mind panna mingi pika inimese kõrval, siis ma tundun nagu siuke. Okei. Ühesõnaga, see on Playboy hoodie kleit. Tagant on siuke. Ma tahtsin ühte teistsugust, see oli valge ja veits ilusama pilliga tagant, aga seal oli ainult mingi suurus 40 alles, mis on liiga suur minu jaoks. Aga ma panen selle lingi alla juhuks, kui kedagi huvitab, ma ei tea, võib-olla nad restokivad mingi hetk. Aga see on Misguided X Playboy kollektsioonis. Aga seda ma täna panna ei saa, kuna see on veits nagu liiga casual. Okei, no siis on mul... Siin all on üks kleit, seda me ignoreerime. Aga see on siukene blazer, mida saab kanda niimoodi, et see ei pane nagu särki isegi olla, mis oleks mega seksikas, aga ma tean as a fact, et mul hakkab räägelt palastutis sellega. Siin all on see, te teate küll see Fashion Nova kleit, aga sellega on jama see, et ta on liiga lühike. Seega, kui sa natukene niimoodi ja teed sa midagi, siis see on täiesti teemast väljas, aga ma ostsin endale Fashion Novas siukse kleidiga. See on nagu bodycon kleit. See näeb ülinais seljas välja, aga ta on nii tight, et sellega nagu kluppi tegelikult väga ei lähe. See on siuke take me out to dinner. Ma just juba näitan ära kõik asjad, mis ma Fashion Novast tellisin. Tellisin siukse särgi ka. See on ülinais ja värki särki, aga ainuke siin see, et siit on nabana. See on suht lühike. Seega ma ei tea, ma ei ole veel välja mõelnud, kuidas ma seda kandma hakkan. Obviously. Siis teine option, kuna ma tahan mugavust, ongi see, et nagu ainuke asi nagu kleitidest või seelikutest olekski see, kuna ülejäänud kleidid on mul kõik ja nendega, kui ma tantsin, siis nad tõusevad ülesse, seega need on nagu big no. Siis mul on üks skort. Põhimõtteliselt see seelik on ka Fashion Novast. See on hästi siuke casual ja mis mulle meeldib see on, et on tegelikult nagu päris pikk. Nii, see on ka Fashion Novast. Ma arvan, seda olete mu paari Insta-pildi näinud. Ma käisin sellega photoshooti tegemas. Miks mulle see meeldib on see, et see on mega mini, aga see on skort, ehk siis siin on püksid all. See käes on siuke, millega you can get away with everything. Aga ma ei tea, kas ma täna tahan seda kanda. Okei, ütleme, et see on ka üks võimalustest. Siis, kui me nüüd lähemegi nagu lühkarite võrdi, siis mul on siuksed. Aga nendega on see, et ma peaksin nad ära trikkima. Ja kui nendega maha istuda, siis see siin nagu, ma ei tea, ta kuhu pöörab ära ennast, see äär. Kas ta näete, see on mega annoying. Ma ei usu, et ma tegelikult... Okei, jätame sellega ühe võimalustaks. Siis Fashion Novast, by the way, ma tellisin veel siukse seeliku. See on just see, sellega on keeruline kõndida, aga see on lihtsalt nii ilus. Seda ma mõtlesingi kanda selle särgiga, aga isegi kui see mingi tissid alla tõmmata, siis ma ei tea, naba jääb ikka. Sa ei saa seda väga kõrgel tõmmata. Aga see on lihtsalt väga ilus. See hea. Mis meil veel siin on? Ma ei tea, kui hästi te näete, põhimõtteliselt. See ülemine sahtel on kõik minu hoodid, kampsunid, dressikad värvijärjestuses. Seega ja mul on päris palju musta. Ma arvan, mingid dressikad ma vist ei hakka panema, aga jah, palun siin. Ma just võtsin pooled oma seelikud välja. Aga siin on lühkarid ja seelikud kõik segamini värvijärjestuses. Siin on spordiline hoidjad ja need kõik särgid, mis mul on. Siit on paar särgi puudu, mis on pesus.
aga you get the idea. Suht raske on varsti neid ära mahutada. Ja siis siin, seal on mul, please fokusseeri, muidu on teksad ja üks paar nii-öelda viigipükse, aga kuna need on nüüd põhimõtteliselt materjalist, et nad ei lähe kortsu, siis ma panin need ka siin. Ja seal on naaspüksid ka. Siin on kõik mu retuusid. Miks ei fokusseeri? Ja need seal suures vernas on kõik mu dressipüksid. Okei, kõige ülemised on kilepüksid. Ja siis siin lihtsalt rippuvad asjad, mis ei tohi nagu väga kortsu minna. Kleidid, asjad, särgid, värgid. Ma reaalselt pean ostma endal mingi suurema nagu asja, kuhu ma saan riputada riidepuid, kuna siia ma mitte kära. Nii, ühesõnaga hetkeseisuga meil on see. Meil on lühikesed püksid ja meil on skort. Nii. Siis pikkadest pükstest, kuna nendega on kõige mugavam käia stuudios, mis stuudios klubis üleüldse. Mul on kaks paari mu nii-öelda ilusad pükse on need olete ilmselt minu seljas või mu ühe seljas näinud. Nendega ainuke on see, et kohe kui ma nad sain, need on Bershkast. Ostsin nüüd mingi suvel. Ma kükitasin ja pers pealt läks üks tasku katki. Seega ma viitsin lihtsalt ära võtta, aga nagu te näete, siis ma õmbesin selle kinni. Ja kuna ta nii-öelda läks katki ebaühtlaselt, siis seda on lähedalt näha. See on okei, need on kõige mugavam püksid ever. Alguses nüüd oli nii järjest keelga saada, aga nüüd ma olen veits alla võtnud seega. Ja siis on siuksed roosad, need on kaltsukast, aga neil oli H&M-i see silt küljes. Ja need teevad mu perse mega naiseks. Seega iseenesest need on variandid, aga need roosad on ülinaisid, aga kuna ma olen joomas, siis need saavad mustaks ja ma ei taha neid ära rikkuda seega. Need on liiga suvepüksid, kuna need tulevad suhteliselt kõrgele. Need on Puhu Petite kollektsioonist, ehk siis kui näiteks pikad inimesed ostavad pükse, mis peavad olema kuugisi hüppeliigese juurde veits allapoole, siis minul on need tavaliselt ikkagi alla ja siis need on nagu esimesed püksid, mis räähtu mu hüppeliigeseni. Aga ma ei tea, miks need teevad mu jalad veel lühemaks seega. Siis meil on mu klassik punased teksad. Natuke liiga basic tänaseks. Mu hallid teksad. Siis on mu mustad teksad, mis teevad jällegi mu perse mega naisiks. Siis on need, mis on veits tuhmund ja mu nahast. Teksad, okei. Ma arvan, et mustad ja nahast jätame valikusse. Ma tean, ma võib-olla ei tundu nagu kõige korralikum inimene üldse ja mu tuba on tavaliselt sassis, ma just eile tegin uuesti korda. Aga riiete osas tegelikult, kuna nüüd mul on nagu palju riideid ja ilusaid riideid ja siis see siin on kõik OCD. Okei, kampsunitest me midagi ei võta, eks ole. Okei, jõuame särkideni. No päris läbiväistuseks ka nagu minna ei taha täna. Tükki seda neid põne. Ma võin kohe näidata, mis asi see on. See oli mu ema 90-ndate äkki vist. Mul on suht palju särke, mis on mu ema. Nagu mingil määral see on uuesti moodi tulnud, et kõik paistab läbi, eks ole. Aga mis mulle ei meeldinud, see kaugelt vaadates see näeb välja nagu toidukile. See on ainukene asi. Muidu see on nagu täitsa nagu mingi praletiga või värki, aga ma ei tea, ma veel nii homu ei ole. Mõtlesin siis, et olen ühe oma lemmikusärkidest ja see on ühtlasi ka mu ema vana särk, mis on nagu minu jaoks reliikvia. Mõtlesin, et olen selle ära kaotanud ja julgenud ema käest küsida, ega sa seda näinud ei ole, kuna siis ta mis sa tegi sellega. Vaatan siis oma õekappi ja guess where it was. See on siuke küljelt paeltega, nagu need paelad on veits välja veninud juba. Lihtsalt excessive kandmisest näete siit kõrvalt. Aga see on ülinais ja seda saab ainult ilma rinnahoidjat kanda. Ja kui mul olid nipuneerid, siis see nägi nii hea välja. Ainus põhjus, miks ma teeksin uuesti nipuneerid. Enam mul ei ole. Ma jätan selle valikusse igaks juhuks. Siis meil on veel üks särk, mida jällegi ei saa rinnahoidjaga kanda. Selle ma ostsin eile New Yorkerist 5 €.
Siis ostsin H&M-ist siukse särgi. See on suurus XS. Ainus asi on see, et ta on veits läbipaistev, seega ma saan ainult mingi nahavärvi erinevaid sellega kanda. Kuna isegi valge ilmselt paistab välja. Üks särgi valikutest ma andsin oma õele. Kuna ta läheb moelennukile täna, seega ainult oled tänulik, ma oleks ise tahtnud seda särki panna. Mis meil siin veel on? Kui fit ma olen täna. On siuke särk. Tea, kui hästi aru saate, aga see on tegelikult full läbipaistev. Seega, kuna ma ostsin endale nüüd uued ilusad rinnahoidjad, siis ravalustele. Siis nagu sellega oleks mega nice. Aga noh, samas ma ei tea, siis peab räägilt vaatama, mis ma siia juurde panen. Loomulikult mul peab ilusaid särk olema 2 eri värvis. Ja siis see on ka mu ema oma. See on Tommy Hilfigeri oma, seega don't give me shit, nagu he knows the deal, eks ole. Põhimõtteliselt see on nahast. Ja see näeb siuke välja. Nagu Markus Mäe ütles, siis see on täielik rinnahoidja. Aga kuna see näeb nii nice välja, siis musti värvisärke on mul nagu päris palju või nii. Seega ma mõtlesin, et täna ma musta värvisärki ei pane. Siin ma pean midagi muud panema. Põhimõtteliselt siin on üks fit. See on nagu nahk pluss nahk. Tommy Hilfigeri särk, kus on selg paljas, siis nahas püksid ja need saapad, mida ma ennem näitasin. Ja siin on teine. See on siuke veitsa classy. Aga mitte nii classy, kuna see on tegelikult läbi paistev ja siin elab mingi kena bra alla. Ja need on siis ilusad lüükspüksid, mis ma peaksin ära trükkima. Ja sellega on kaasas tegelikult kollane vöö, aga kuna see kollane siia enam sinisega ei sobiks, siis ma vaatan ringi, äkki ma leian mingi kenama vöö. Aga ma just avastasin, et mu mustad teksapüksid, neil on tagumiku peal mingi plekk. Seega need jäävad nägust välja. Seega asi läks natukene keerulisemaks. Ainuke asi, mis mind nende nahaspükside juures häirib, on see, et siit kintsude peal ma olen neid tõmmanud vahepeal nagu üles. Seega siit on need õmblused lahti tulnud. Siia ei ole, mis ma võtan. Siin on ka siin. Siia ei ole nagu auku tekkinud, aga seda on näha lihtsalt, et nüüd ma mõtlesin korra, et kuna nagu nahaspüksid on päris too much, siis miks mitte panna tagasihoidlikum särk sellega ja see mingi nööpide värk nagu sobib. Seega see on tegelikult päris nice fit, mulle see meeldib. Nagu räägib meeldib. No ja siis muidugi see sama särk. See ei ole iseenesest nagu too bad. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kuna ma lähen sünnipäeval alguses, et see oleks nagu liiga klobiriietus. Seega ma ei tea, see võib olla nagu veits too much ja mul on too much siin ja ma ise ei saa aru, millise hetkel ma olen too much. Seega pean mõtlema veits. Ma lähen vaatan oma kappi korra. Iseenesest võib selle särgi panna ka hoopis selle seelikuga, mitte pükstega. Seega, mul on nii palju valikuid lihtsalt. Okei, ma kirjutasin oma kaele parimale sõbrannale, shoutout Mariana ja Anette, et millise fiti ma panen. Mul ise tõmbab nagu selle valge särgi nahas pükste poole. Ja samas selle kleidi poole. Seega mul on nagu siuke 2 valikut, mis mulle nagu räägib meeldivad. Eks näis, mis nemad arvavad. Okei, keda huvitab, siis ma sain lõpuks valitud oma outfiti. Kõik need outfitid, mis ma näitasin, ma saatsin need oma sõbrannadele. Siis Marianna valis välja selle hõbedase särgi ja nahkpüksid. Anette valis välja soos mina, ehk siis valge särk, nahkpüksid või siis must kleit. Ja siis ma proovisin neid kõiki, põhimõtteliselt ma olen nii pisikeseks jäänud, et see must kleit on liiga suur, nagu see näeb lihtsalt liiga suur minu selles välja. Ja valge särk plus nahkpüksid on nagu väga soe outfit, ma tean, et mul hakkab rõvedalt palav, kui me lõpuks klubi jõuame ja ma olin eelmine laupäev. Oli vist laupäev, oli reede, laupäev. Ma olin stuudios ja seal oli Vateva ja see nii palju inimesi, seal lihtsalt ei olnud õhku. Mul oli nii fucking palav. Seega ma panen selle hõbedase särgi ja nahkpüksid ja siis ma juba paneme rinnahoidjad, mis on nagu mugav.
ainuke asi on siis see, et ma pean telefoni käes hoidma, kui ma just ei võta kotti, aga ma olin eelmine kord kotiga ja see oli räägilt ebamugav. Siis ma panen need saapad, siis ma loodan, et ma ta lubab võtta enda nahtagi. Ja siis ma saan siis panna retsilt ehteid. Seega ma nüüd hakkan tegema meiki, mis sest, et mul on nii palju aega tegelikult, kell on alles 3. Aga ma lihtsalt tahan igaks juhuks alustada varem, kuna kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja ma pean niikuinii minema võtma tegema kingituse. Miks mul kõõma nii palju on? Ma pean tegema kingituse ja enne seda ma pean veel juuksed ära sirgendama. Ja kui meigiga läheb midagi halvasti, siis ma pean otsast alustama, seega many things to do. Literally väike müü. Ja kuna mu küüned on punased ja kuna mu telo on punane ja mu telo tagus, mis ma täna panen punane, jah, mul on isegi nagu telo tagas soputatud minu outfitegi, siis ma teen punased huuled ja kuna punased huuled sobivad ka blondiga päris hästi, aga punaste huultega on see, et siis sa ei tohi väga tugevat silma teha. Ma mõtlesin alguses, ma teen lineri, aga kuna lineri joon sealt tagant ei ole pärast siis ripsmeid näha, siis ma ei saa panna fake ripsmeid, kuna kõik mu fake ripsmeid on nii ära räsitud ja ma peaksin uued ostma, aga mul ei ole aega poodi minna. Seega ma teen mingi natural silma ja siis huulepulka ja kogu maus. Ma mingi ajal mingi jutustada ei viitsi, kuna see video on ikka nii liiga pikk. Seega ma teen lihtsalt timelapsi mu meigist. Oh my god, see valgus teeb mu silmad täiega ilusaks. Okei, ma sirgendan juuksed ära ja siis vaata, mis saab. Või mis saama hakkab. Nii, juuksed ja meik on tehtud. Lähen varsti juuksurisse ka, kuna nagu see on hästi ilus on ju, aga juuksed siit tagant on sama pikad kui eest. Seega nagu, you know what I mean. Kui ma tahan näiteks juukseid nii kanda oleksin ilus, kui neid ei oleks nendele. Muidu ma pean käima niimoodi kogu aeg. Vot. Nüüd ma panen ehted ja värki ja siis pean minema poodi ja okei.
okei, ma teen ruttu outro ennem kui ma minema hakkan. Põhimõtteliselt aitäh, et vaatasid mu videot. Päike. Golden hour. Jaa, ma ei tea. Pane like ja subscribe ja you know the drill.